Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Regionaalhaigla Tervise pooltundi ja täna vestleme Regionaalhaigla juhatuse liikme Terje Peetsoga andmetest tervishoius. Et kõigepealt andmed on selline hästi populaarne sõna ja mis tahes valdkonnas need on olulised ja nendest palju räägitakse, aga andmed tervishoius, mida siis täpselt nende andmetel mõistetakse, et mis sinna alla täpsemalt kuuluvad? Tere ka minu poolt. Jah, see on üks suur ja lai mõiste andmed. Tegelikult ma usun, et terviseandmed on nii vanad kui tervishoid või meditsiin üldse, sest iga konsultatsioon, iga haigusjuht ja selle analüüs algab ikkagi tegelikult lihtsast küsimustest, mis juhtus, mis on teie kaebused, kui ammu see tekkis, lihtsatest analüüsidest keerulisemate analüüsideni. Nii et tervishoius on andmeid kogutud aastasadu, tuhandeid võib-olla, kui ajaloos tagasi minna. Ja kõik see, mida me tegelikult tänapäeval teame, missugust arstiabi me saame osutada, missuguseid tõendusteadmisi me valdame, millised on meie käes olevad ravimid või tehnilised lahendused, need on kõik andmetel põhinevad. Aga see ei ole kõik. Tegelikult terviseandmete hulka kuuluvad ka sellised igapäevaselt kogutavad andmed, mida me kogume ka siis, kui me ise sellest ka teadlikud ei ole. Näiteks see, mida te toidupoest ostate, kõik meie lojaalsuskaardid ju salvestavad selle, mida te ostate, see tähendab seda, mida te sööte. Kui te käite kusagil spordiklubis, siis kui tihti te seal käite ja kui kaua te seal olete. Kas te kasutate ühistransporti, liigute autoga, sest et ka bensiinijaamades on lojaalsuskaart, kes näeb, kui palju seda bensiini kulub. Nii et tegelikult me kogume oma tervise käitumise kohta võib-olla isegi rohkem andmeid, kui meil on tervishoiuasutuses tervise kohta kogutud andmeid. Üks uuring just hiljuti näitas, et viimase 4 aasta jooksul on igal aastal kogutud terviseandmete hulk suurenenud 878%, mis on tõesti märkimisväärne kogus. Ja kuigi mõned aastad tagasi oli jutt Euroopa tasemel kõrgete võimetega arvutite soetamisest ka Euroopasse ja loomulikult kõik tervishoiuga seotud ja tervishoiupoliitikatega seotud inimesed arvasid, et milline suurepärane võimalus tehisintellekti kasutamiseks sellest võib tulla, siis arvutiteadlased ütlesid, et oi, tervishoius teil ei ole nii palju andmeid, et me võiksime siin hakata midagi nende eriti kiirete arvutitega analüüsima ja tegema, siis ma arvan, et see on juba võib-olla ka mõnevõrra moraalselt vananenud seisukoht, sest tõepoolest nende andmete hulk kasvab meeletu kiirusega. Te tõite näite nutikella kohta, et need, kes kannavad neid ja neid on hästi palju, siis et kellad salvestavad andmeid inimese liikumise kohta, aga kui ma lähen arsti juurde, siis ikka küsitakse minu käest, et kui sagedasti trenni teete, kui üldse teete ja siis ma tahan loomulikult natukene paremat muljet endast jätta, ütlen, et ikka 3 korda nädalas tuleb ära. Aga arst millegipärast ei küsi, et andke oma nutikell siia, vaatame järgi, mis see viimase paari kuu statistika on, et tegelikult ikkagi tuginetakse täna veel inimese enda arvamusele, mitte nüüd nendele andmetele, et miks see lõhe see nii suur on, et kuigi ühest küljest meil need seadmed on ja need lojaalsuskaardid, nagu te nimetasite, aga tegelikult ma julgen väita, et praktikas need minu terviseandmetega kusagil perearstisüsteemis küll ei ühildu. Ei ühildu. Tõepoolest, aga siin on mitu aspekti sellel. Üks on kindlasti juurdepääsuõigused. Ma arvan, et selleks, et tervishoiuasutused saaksid juurdepääsu meie toidupoe lojaalsuskaardile, see on väga keeruline protsess. Aga sellest, kas minu nutikellas on 400 sammu nagu tegelikult või 4000, nagu ma ütlen, päevas või veel 14 000,
see on nüüd jällegi selle arsti ja patsiendi vaheline suhe. Terviseandmete kasutamise, arusaamise, mõistlikkuse ja mõistmise juures on üks väga oluline argument ja see on terviseteadlikkus. See, mida meie inimesed teavad tervisest üldse, tervisekäitumisest, haigustest. No olgem ausad, krooniliste haigustega patsiendid ja eriti harvikhaigustega patsiendid teavad tihtipeale oma haigusi väga hästi. Aga laiemas laastus patsiendid tihtipeale ei adu seda, missugune olulisus on nendel terviseandmetel kogu nende haiguse kulus või edaspidiste haiguste vältimisel. Millegi pärast see tõesti on niimoodi, et me tahame näida paremad, saamata aru sellest, et see valeinfo võib mõjutada oluliselt meie raviprotsessi, võib-olla meie mingisuguseid ennetusmeetmete valikuid, kui me tahame nii-öelda hea õpilasena õpetajale meeldida. Aastaid tagasi üks Suurbritannia perearst ütles, et temal on väga raske oma diabeedipatsientidega mingisugust sellist telemeditsiini rakendust kasutada, kuhu nad peavad ise, tähendab patsiendid, peavad ise sisestama oma veresuhkru näitajad, sest nad kipuvad sisestama õigeid numbreid, nii-öelda õigeid, mida nad teavad, millises vahemikus see veresuhkur peab olema. Saamata aru sellest, et see ei ole mitte arsti huvides, vaid see on nende enda huvides, kui need näitajad ei ole normi piires. Sest sellest sõltub ravitaktika ja sellest sõltub nende väljavaade selle haigusega kauem ja paremini koos elada. Et selline terviseteadlikkus, mida me ei ole Eestis mõõtnud oma patsientidel, aga üks üle-euroopaline uuring, mõnevõrra küll aegunud, sest peaaegu 10 aastat vana, 2011 Maastrichti ülikool tegi sellise üle-euroopalise uuringu, kus mõõdeti inimeste terviseteadlikkust ja sealt tuli välja, et vähem kui kolmandik eurooplasi omab piisavaid teadmisi tervisest ja just selle terviseteadlikkuse sellest aspektist lähtudes, et mitte ainult nad ei tea, vaid nad ka rakendavad neid teadmisi oma igapäevaelus. See on nagu, ütleme, kirjaoskus, et mitte ma ainult ei oska lugeda, vaid ma saan ka aru ja rakendan neid teadmisi. Täpselt samamoodi on see terviseteadlikkus, et ma oskan lugeda neid andmeid, ma saan nendest aru ja ma rakendan oma igapäevaelus. Minu meelest niisugune klassikaline näide on sellest, et ma arvan, et maailmas ei ole inimest, kes ei teaks, et suitsetamine on kahjulik, aga ometigi on meil peaaegu 1/5 inimesi Euroopas, kes suitsetavad. Et see on see, et ma tean, aga ma ei rakenda seda ja me tahaksime, et nende terviseandmete otstarbekaks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks inimestel oleks piisavalt teadmisi selleks, miks neid vaja on, kuidas me neid kasutame ja mis nad head saavad mulle kui patsiendile või minu lähedastele teha. Tegelikult hästi palju tehnoloogiat on juba olemas, kas või nutitelefonid ja kõik need rakendused, mis seal peal on, võiks enamike inimeste vähemalt arenenud maailmas kohta ikka väga palju terviseinfot anda. Aga seda puuduvat lüli ikkagi siis selle nutitelefoni rakenduste ja siis mingisuguse terviseandmete keskse süsteemi vahel täna ei ole ja siin on erinevaid põhjuseid, aga ilmselgelt ikkagi need andmed oleks tunduvalt usaldusväärsemad kui need, mida inimesed ise arvavad või ütlevad enda kohta, et kas te näete tulevikus, et selline ühendus tekib, et tõepoolest meie nutitelefon ütlebki minu perearstile, mitu sammu ma see nädal tegin või ma ei tea, mitu tundi ma öösel magasin või mis tahes muud sarnast infot, mis tegelikult täna on juba täiesti võimalik kätte saada? Jah, ma usun, et see on võimalik. See on tegelikult juba praegu võimalik. Ma tean, et Euroopas on mitmeid psühhiaatriakliinikuid, kes näiteks depressioonipatsientide depressioonipatsientide ravi tulemuste ja ravikulu hindamisel kasutavad neid sammulugejaid. Sest üks asi on see, mida patsient vastuvõtul ütleb, kuidas ta ennast tunneb ja kuidas tal on. Ja teine asi on see, missugune oli tema ka füüsiline aktiivsus nädal tagasi.
ja kui on see kokkulepe saavutatud, et patsiendid neid andmeid edastavad ja selleks on olemas mõistlik, lihtne ja kergesti kasutatav süsteem, sest ei ole mitte midagi hullemat kui mingisugune andmebaas, mis on raskesti manageeritav, keegi ei tea, kuidas sinna juurde saab, siis peab ühest süsteemist välja logima, teisse sisse logima, siis vaatama kusagilt midagi. Need süsteemid üldiselt ei tööta. Aga kui me oleme leidnud sellise lahenduse, mis näiteks tõepoolest minu samme mõõdab, võib-olla ka minu mingisuguseid unemustreid kajastab ja kirjeldab ja suudab seda mingisuguse graafikuna esitada arstile või õele, ka patsiendile endale, siis selle kasutamine nagu kasutaja seisukohalt on oluliselt mugavam ja siis tekib ka selle kasutamise huvi. Aga kui see on keeruline või näiteks, et ma pean ütlema, et palun näidake mulle oma kella, siis sellel asjal ka nagu ei ole ju mingisugust jätkusuutlikkust, sest et siis ma pean kusagil üles tähendama, mis see sellel visiidil oli, mis see järgmisel korral on ja nii kui on inimese tegevus sinna segatud, siis tulevad ka inimlikud vead sellesse ja see nagu usaldusväärsus selle võrra kindlasti saab kahjustatud. Ma ei tahaks kindlasti siinkohal öelda seda, et hakkem kasutama rohkem andmeid. Seda ainult sellisel tingimusel, kui nende kasutamine ja analüüs on tehtud automaatseks ja mugavaks. Aastaid tagasi oli näiteks üks Tšehhi psühhiaater tegi oma skisofreenia patsientidele sellise väikese lihtsa lahenduse, kus igal neljapäeval nad vastasid 10 küsimusele 10 punkti skaalas, andsid hinnangu oma seisundile. Ja täpselt neilsamadele küsimustele vastas ka keegi kokkulepitud lähedane inimene, kes hindas selle patsiendi seisundist kõrvalt vaates. Ja see skaala oli pandud niimoodi tööle, et arstile ja õele jõudis teave kõrvalekalletest ainult siis, kui ta oli tõepoolest kuidagi äärmustesse nihkunud. Vastasel korral ei olnud need andmed kuidagi ei ilmunud. See ei olnud niimoodi, et igal reede hommikul pidi see psühhiaater või siis tema vaimse tervise õde minema vaatama kõik need skaalad üle ja hindama seda olukorda. See informatsioon jõudis kohale ainult siis, kui oli kõrvale kaldeid. Vot sellisel moel, kui me saame jälgida näiteks oma südamepuudulikkusega patsientide seisundit, et me oleme mingisugused piirid pannud paika, et alla selle või üle selle, siis tuleb mingisugune signaal, et midagi peab tegema, ravi korrigeerima, võib-olla patsient vastuvõtule kutsuma. Et sellisel juhul see töötab, et ta ei ole mitte lisakoormus, vaid nende andmete kasutamine aitab kusagilt midagi kokku hoida. Näiteks seda, et me saame reageerida haigusseisundi halvenemisele oluliselt varem, enne kui päris halvaks läheb, vaid juba siis, kui esimesed sümptomid ilmnevad. Ja see hoiab kindlasti inimesed paremas tervislikus seisundis, ütleme, see kooselu oma kroonilise haigusega kulgeb paremini, see väldib ebamõistlikke haiglasse sattumisi või ebavajalikke ja kriitilisi seisundeid. Nii et kui me need asjad saame paika, et me saame neid andmeid lihtsasti koguda ja lihtsasti töödelda, siis ma arvan, et nende kasutamisel on palju suurem edu. Inimesed üldiselt on hakanud kartma enda kohta kogutavate andmete väärkasutust ja seda on näha igal sammul ja tegelikult see inimeste privaatsuse riive mure on päris suur, et kuidas Eestis sellega lugu on, et inimesed võib-olla üks põhjus, miks nad ka oma terviseandmeid kiivalt endale hoiavad, on see, et nad kardavad, et need satuvad kuidagi valedesse kätesse ja neid hakatakse kuidagi võib-olla nende vastu kasutama või keegi hakkab nendega raha teenima. Et kui turvalised need terviseandmed täna on, et kas on põhjust ka muretseda selle pärast? Tundub niimoodi, nagu digiandmed oleksid midagi sellist, mis on avaliku internetiga otseühenduses. Tegelikult on digiterviseandmed
palju paremini kaitstud kui varasemalt paberkandjal terviseandmed, sest esiteks on meil nendele andmetele juurdepääs Eestis väga hästi korraldatud. Sa pead ikkagi ennast tuvastama, autentima selleks, et nendele juurdepääsu saada. Sa jätad jälje oma külastusesse logiraamatusse ja seetõttu nii täiesti kõrvalseisvad inimesed kui meditsiinitöötajate juurdepääs on päris hästi kontrollitud. Ja sellepärast ei ole vaja karta. Lisaks nendele andmetele juurdepääsule, mida tõepoolest saab hästi jälgida, on väga oluline aspekt ka küberturvalisus. Et keegi kusagile süsteemi sisse ei häkki nii sellel põhjusel, et üldse kogu süsteem maha ja ei saagi mitte midagi nende andmetega teha, aga juurdepääsu omada. Kui see, et keegi võib neid andmeid ka pahatahtlikult muuta, mis on ka täiesti võimalik terviseoht. Kui keegi näiteks muudab minu mingisugust automatiseeritud veresokrumõõdikut või sellest tulenevalt suurendab süstitava insuliini hulka või annab mingisugust muud informatsiooni selle kohta, et mõjutada minu rütmiandurit näiteks, et südametegevust mõjutada. Nende asjadega peab tegelema paralleelselt, et me ühelt poolt saame nii kaitsta nende andmete turvalisust ja samas ka siis seda andmetele juurdepääsu, aga me ei tohi minna sellega jälle teise äärmusesse, sest et öelda, et see on nii ohtlik, et nendele andmetele ei tohigi saada juurde rohkem kui antud ravijuhtumiga tegelev arst ja see on kõik. Sest nagu ma alguses püüdsin öelda, nende andmete hulk ja nende andmete kvaliteet, mida me kogume, see on tegelikult meie meditsiiniteadmiste alus. See, kas missugune ravim töötab COVID-19 patsientidel paremini või mis ei tööta või millised haiged on rohkem ohustatud, millises etapis tuleb rakendada ühte või teist ravimeetodit. Kuidas me seda teame, kui me ei jaga neid andmeid omavahel, meditsiiniteadlased omavahel ja igapäeva praktilise tööga tegelevad arstid, kui me neid andmeid ei kogu, neid ei analüüsi ja neid omavahel ei jaga turvalises keskkonnas, sealt tulevad meie teadmised. Ja Eesti on nii väike, et siin üksinda me neid teadmisi ei kogu, aga me saame väga edukalt panustada kogu maailma teadmistesse nii COVID-19 kui ka kõikidest teistest haigustest. No COVID-19 on väga hea näide, et see on globaalne pandeemia, kõik riigid maailmas on sellest puudutatud ja kõigil on täpselt ühesugune mure. Et võiks öelda, et kogu maailma inimesed või arstkond on ühe vaenlase vastu võitlemas, et see nagu peaks andma väga hea sellise pinnase selleks koostööks, aga kuidas see tegelikult välja näeb, et kas praegu see andmevahetus ja andmete kogumise metoodikad ja kõik ja see kiirus, kuidas riigid omavahel andmeid jagavad, et kuidas te seda hindate, et teil on ka rahvusvahelise töökogemus, et olete selliste rahvusvaheliste koostööprojektidega kokku puutunud, et mis teie hinnang on, et kui hea see COVID-19 alane arstide ja tervise administraatorite vaheline koostöö praegu on? Ma arvan, et teadustöö tegemiseks selline klassikaline teaduste protokoll on suhteliselt hästi kokku lepitud juba ka teiste, kas analoogiliste või muude uurimistööde juures. Ja ka meie haiglas on praegusel hetkel 8 erinevat COVID-19-ga seotud uuringut käigus. Üks nendest on rahvusvaheline, millesse meid kaasati ja see on selline kokkulepe, kus selle teadustöö tegemiseks alati kõigepealt lepitakse kokku protokoll ja nende andmeanalüüsi metoodika ja siis seda järgitakse ja kui need andmed avalikustatakse, siis kirjeldatakse ka seda, kuidas neid andmeid koguti ja kuidas neid analüüsiti. Nii et see on selline täiesti selge, klaar
teadustöö tegemise printsiip. Ja loomulikult nagu igasuguste teiste tõenduspõhiste meditsiiniteadmiste juures on oluline see, et kui ma olen need andmed avalikustanud ja selle tulemuse kolleegidega jaganud, siis päriselt tõenduspõhiseks saab ta ikkagi siis, kui keegi teine on tõestanud sarnast. Ja need, sellepärast ongi väga oluline, et teadlased omavahel suhtlevad aktiivselt ja need keskkonnad on olemas, kõik need suhtlusvormid ja variandid töötavad väga hästi antud keskkonnas, sest nad on peamiselt ju veebipõhised, artiklid on publitseeritavad ja kättesaadavad, veebikonverentsi on võimalik korraldada, et neid teadmisi jagada. Nii et ma arvan, et kvaliteedi osas meil ei tuleks mingisuguseid kahtlusi seada, sellepärast, et füüsiliselt ei kutsutud kusagile maailma nurka kokku kõiki teadlasi, et seda teemat arutada. See teadmiste kogumine ja jagamine praeguses olukorras ei erine oluliselt sellest, mis oli, ütleme, enne koroonapuhangut. Aga ometi, kui massimeediat jälgida, siis näiteks selline näide, et surmapõhjused kas või, et millised või kui palju inimesi on COVID-i tõttu surnud, siis siit on tulnud päris huvitavaid näiteid välja, et näiteks maailma üks suurima rahvastikuga riik ja Pakistan, seal arstid said iga COVID-i patsiendi eest preemiat, küll mõne $, aga vaeses riigis abiks seegi ja siis märgiti COVID-i tõttu surnud patsientide hulk tunduvalt suuremaks, kuna kõik tahtsid sellega raha teenida. Või siis absurdne näide selle kohta, et kui COVID-i diagnoosiga inimene saab autoõnnetusel surma, siis ikkagi ta läheb kirja kui COVID-i ohver. Ja neid näiteid on veelgi, et iseenesest päris palju segadust selle ümber, et iseenesest päris lihtne asi, metoodika, mille alusel siis ikkagi hinnata, kui palju COVID-i tõttu inimesi surnud on väga suured sellised tõlgendamisvõimalused ja erisused üle maailma, et miks selliseid asju suudeta siis kokku leppida? Hando, te ütlesite täiesti õigesti, selline absurdne näide. Midagi ei ole teha. Maailmas on ikkagi need, kes andmeid koguvad, on inimesed ja nende omavaheline arusaamine ja see, mis mõjutab nende otsuste tegemist, see võib neid statistilisi numbreid tõesti väga tugevalt mõjutada. Need ei ole ainsad, on palju väiksemaid selliseid ebaselgeid piire, et kuidas seda nüüd tõlgendada. Neid on ju ka meil endal Eestis, me oleme vaadanud nende surnute arvu üle, et neid kriteeriumi üle hinnata. Muidugi maailmas, ütleme, ülemaailmse terviseorganisatsiooni tasemel nende kokkulepeteni jõudmine on üsna pikaajaline protsess. Kui me mõtleme selle peale, et ütleme sellist ülemaailmset haiguste suremise statistikat ülemaailmne terviseorganisatsioon avaldab suhteliselt harva, sest kui andmeid kogutakse, siis peale seda neid andmeid analüüsitakse veel lisaks tükk aega, selleks, et selgitada välja kõik sellised ebakõlad, ebatäpsused ja tõenäosus, kas need vastavad ka teistes andmekogudes toodud andmetele, et seal ei ole mingeid vastuolusid. See on päris keeruline protsess. Ma arvan, et COVID-19 on selles osas üsna uus haigus, üsna uus niisugune statistiline arvestus käib selle kohta ja need kriteeriumid on veel kokkuleppimisel. Kindlasti, kui me tagantjärele vaatame sellele kirjeldusele aastast, võib-olla aastal näiteks 2028, siis suure tõenäosusega on ikkagi mõne riigi juures võib-olla tärnikene viitamaks, et need andmed põhinevad ainult näiteks pealinnas kogutud andmetele või et seal mõnikord, kui me neid WHO andmeid vaatame, siis seal on mõned niisugused ääremärkused, et me ei saa täiesti sellised üldpopulatsioonile neid võrdlusi teha, et kõikides riikides näiteks on midagi 100 000 kohta, et siis me saame öelda, et need on võrreldavad andmed. See paraku ei ole täiesti, niisugust ideaalmaailma ei ole, aga me liigume sinna poole.
Ja lõpetuseks, kui nüüd vaadata nendele terviseandmetele tavainimese seisukohast, siis mida inimesed ise saaksid ära teha selleks, et meditsiiniteadust edendada või et see andmete kvaliteet oleks parem. Et me enne rääkisime sellest, et inimestel on mingi alateadlik hirm andmete jagamise osas, et äkki need satuvad valedesse kätesse või keegi teenib nende abil raha. Aga mida iga üks meist saaks ära teha, et andmete kvaliteeti parandada? Ma tahaksingi siinkohal viidata ühele sellisele üle-euroopalisele liikumisele, mis puudutab tal on ikka ingliskeelne pealkiri sellel liikumisel Data Saves Lives, ehk siis andmed päästavad elusid. Ja selle liikumise algataja on Euroopa Patsientide Foorum ja mõte on just selles, et selgitada elanikkonnale terviseandmete vajalikkust, nende juurdepääsu ja kasutamise võimaldamist, et inimesed saaksid sellest eesmärgist aru ja saaksid aru ka sellest, et nad saavad ise sellest tänapäeval oluliselt aktiivsemalt osaleda ja et nende andmete kasutamisel on mitte ainult mõju sellele, kuidas neile valitakse ravi, kui nad haigeks jäävad, aga ka sellel, kuidas nad saavad oma elu kvaliteeti parandada mõne kroonilise haigusega või vastupidi, hoopis jäädagi terveks ja tervelt elada. Ja kõiki nende niisuguste statistilistes uurimustes on ka nende panusel suur osa. Ja ma arvan, et kui me jõuame ühele ajahetkel selleni, et me saame tõepoolest hakata rakendama rohkem selliseid telemeditsiiniteenuseid ja selliseid kaugjälgimisvõtteid ja selliseid, kus patsiendid saavad ise andmeid koguda ja neid siis see süsteem töötleb ja edastab nende üldise sellise tervisekuvandi kohaselt ka nende perearstile või nende eriarstile, siis ma arvan, et me saame oluliselt paremaks selle arusaamisega, missugused need haigused on, kuidas nad tekivad, kuidas nendega kõige paremini toime tulla, sest on väga oluline, tänapäeval ma arvan, et enamik inimesi saab ka sellest aru, et krooniliste haigustega võib väga hästi koos elada. Ja neid võib väga hästi jälgida, nende ägenemisi ja tüsistusi saab vältida, aga selles on patsiendil endal väga oluline roll. Et ta jälgib oma vererõhku, kui tal on kõrgvererõhutõbi, ta jälgib oma veresuhkrut ja seda, mida ta sööb, kui tihti ta sööb, kui tal on suhkurtõbi või ta näiteks, kui tal on mingisugune liigesehaigus, et ta teeb ka kodus mingisuguseid niisuguseid ravivõimlemise moodi harjutusi ja võib-olla kasutab regulaarselt mingisugust abivahendit selleks, et haiguse ägenemist vältida. Ma arvan, et kõik need teadmised, mis on nagu sellist rahvatervist üldiselt omandavad tervislikest eluviisidest ja siis oma selle konkreetse haiguse olukorra jälgimist, kuidagi selle niisuguste kriteeriumite salvestamist, et võrrelda, kuidas see ajas kulgeb. Selles on patsientidel endal väga oluline osa. Ja mitte ainult patsientidel, ka nende lähedastel ja kõikidel tervetel inimestel, sealhulgas ka meedikutel. Sellega on kena lõpetada. Aitäh, Terje Peetso, PERH-i juhatuse liige, meiega täna sellel olulisel teemal rääkimast. Aitäh kõigile kuulajatele, saadet juhtis Ando Sinisalu. Regionaalhaigla Tervisepooltund.